free the earth and sky, crush my heart into embers, and I will reignite. And I'm leaving the world tonight. Don't be afraid. Wherever you go, I'll guide you. Walk with me. Look for the halos. If we're running out of time, we can let it take over. Look for the halos. 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 Mis te olete siia tegema tulnud? CS-kood mängime. Red Bulli jaama. Ja CS-kood mängime. Ja sina Red Bulli joon? Jah, CS-kood mängime. Selge, CS-kooga, kuidas läheb praegu? Normaalselt enam-vähem esimese mängu võitsime, ülejäänud saime kotti, aga pole hullu. Mis on teie tiimi nimi? Sandbox Mafia. Liivakasti Eks Liivakasti Mafia. Selge, huvitav nimi, miks selline nimi just? Tea lampi tuli kuidagi üks päev, mõtlesime, mis tiimi nimeks panna ja tuli lihtsalt. Ja kuidas seal praegu teil läheb, mis koht teil on? Alagrupis saime edasi, vaatame, kuidas siis edasi läheb seal. Te ei tea praegu. Selge, ise arvate, et võidate selle, saate esikoha ühesõnaga või? Ei, kindlasti mitte. Kindlasti. Alles panime tiimi kokku ka, ei suuda ikka. Kaua sina isiklikult oled mänginud? No mingi 5 aastat äkki, 4 aastat. On seda vähe, on seda palju? Vähe. Palju te umbes tahaksite mängida, et oleks kõrgtasemel? No tiimiga koos ikka mõned aastad peab mängima, et saada midagi korralikult, võistlused võita midagi. Mitu korda sa oled siin TTÜ e-spordil käinud? Põhimõtteliselt kõik korrad. Ja mitu korda see on? Ma ei tea, ma arvan mingi 4-5 või ma ei teagi. Kas sa oled iga kord siin võistlustest osa võtnud? Ei, või tegelikult oleneb nagu mis võistlustest. Et osadest võistlustest olen tavaliselt osa võtnud, jah. Ja põhiliselt mis mängudega siis? Ma olen osa võtnud Trackmaniast, Flat Audist ja rohkem mul meelde ei tule. Ja kas seekord üritusel võistled? Ei, seekord ei võistle. Ja miks? See on sellepärast, et need mängud on nagu muutunud nii palju, et mul ei meeldi enam kaasaegsed mängud. Isegi mitte Age of Empires? Seda ma lihtsalt ei viitsi mängida. Kuidas läheb? Halvasti tegelikult suhtes. Ainult ühe mängu võitnud. Ja mis mängu? See oli Gears for Gamesite vastu. Et kaotasite nende vastu? Ei, nende vastu just võitsime. Teiste vastu oleme kaotanud. Ja kuidas muidu, kaua te olete mänginud? Mitte väga kaua, mingi 3 kuud äkki. Koos tiimiga siis 3 kuud? Ei, tiimiga pole üldse väga mänginud. Nädal ennem länni saime vist kõik kokku üldse. Palju te teate oma vastasest? Mitte midagi, põhiliselt. Kuulsin, et nad pidid olema päris head, et kuidas teil õnnestus võita? Ma ei teagi, nad läksid suht kiiresti närvi ja siis me võitsime kuidagi. Ütleks, et skill või luck? Mõlemad. Selge. Mida te arvate sellest üritusest üldse? No järgmine kord tuleks kindlasti veel.
päris põnev on, aga järgmine kord tuleb siis võidu peale. See on siis teil esimene kord siin? Jah, aga LAN-il olen teist korda. Kui praegu vaadata, siis on siin palju rahvast või võiks olla rohkem? Ma ei teagi, vähe ruumi, nii et praegu on päris normaalset rahvast. Ei ole nii palav ja... Et tingimused on head? Jah. Aga kindlasti külastage meie Gear for Gamer boksi. Seal on üks mäng, minigame, kus on peaünnaks 50 € väärtusega kinkekaart. No kindlasti tulen läbi siis. Mida te teete siin üritusel? Mängime Dotat. Dotat? Kaua? Kaua, eks vahelduva eduga olen juba 6 aastat mänginud. Juba siis, kui see veel Warcraft 3 mood oli. Selge, ja kuidas te hindaksite oma taset? No tase on selline, et saime pundi kokku esmaspäeval. Saime natuke harjutada ja selline ongi tase. Kuidas teil siis tänasel üritusel läheb? Esimene võit. Yeah. Ja tahate siin lõpuni võita, esimest kohta täiesti saada? Ei ole tõenäoline sündmus, ütleme nii. Selge, mitu korda te olete siin TTÜ e-spordi üritusel käinud üldse? Esimest korda. Koolis olen õppinud, olen teadlik sellest üritusest, aga nagu esimest korda saime kamba kokku inimesed. Selge, aga kindlasti tulete teine kord ka? Eks näeb, eks ole näha. Kuidas läheb? Väga hästi. Palju te olete käinud siin üritusel? Teist korda olen kohal. Teist korda, ja mis mänguga siis täpselt? Dota 2. Mina olen siis tiimist Vinist Vinkulumsa, et siis me osaleme Dota 2 turniiril. Selge, ja kuidas teil praegu läheb? Meil läheb hästi, meil on hetkel oma bracketis on 2 võitu, 1 kaotus ja ootame veel ühte võitu ja siis liigume edasi. Ja kavatseme oma kaotusega tasa teha järgmise voorusse. Kes on teile siis nii-öelda kõige raskem vastane? Hetkel ma ütleks, et Shared Tango Gaming ehk siis STG. Kui nii võtta, siis kas te arvate, et te võidate või kaotate? Ma arvan, me suudame võita, aga see läheb raskeks. Et ma arvan, et ikka võidame, aga eks näib. Sellest üritusest, mida te arvate? Paremini tehtud kui suvele, et siin kõik toimib sujuvalt ja kõik laabub, et ajaprobleeme ja midagi polnud, netiprobleeme, et väga hästi korraldatud on. Mitu korda te olete siin TTÜ e-spordi üritusel käinud? Teist korda. Eelmine aasta oli 2011, kui viimati käisin ja nüüd on 2014, ehk siis TTÜ, kus on 12 CS tiimi ja paar Dota tiimi ja ongi ülejääk on nagu sellised muu ürituste mängud. Kas teil läheb praegu hästi või halvasti? Kaotasime 3 mängu, 1 võitsime ja 1 mängisime viiki, et suht halvasti. Mis on teie tiimi nimi? Gear for Gamers. Ja kes oled sina seal tiimi? Push ja rohkem, et nagu üritan saitidesse sisse saada ja kallin nagu, kui kuskilt miinused on, et siis saab nagu sisse minna, pommi maha panna ja raundi võtta. Kaua teie tiim on koos mänginud? Nüüd teine päev, kui aus olla. Miks nii vähe? Sest meil oli viimane inimene tuli tiimi nagu 1 päev enne võistlust ja siis meil on aega mängida üldse. Kes on teie tugevaim vastane nii-öelda? Evil 9 oli ja siis oli Inglorious. Nii, hetkel te olete mis kohal? Ma arvan, et äkki 5. või... Ja 5. peaks olema. Mitu mängu on teil jäänud?
nüüd tuleb loser bracket ja kui sealt võidame kõik mängud ära, siis lähme võitjatega uuesti kokku ja siis mängime top 3 ennast. Eks hakkab nagu top 3 peale mängimine. Mis te arvate, mis kohad te saavutate? Proovime 3. saada. Proovite? Ja. No üritame, anname kõik endast. Esimest ei saa? Ei, esimest ei saa. Kõva konkurent on. Mis te olete siia TTÜ e-spordile täna tegema tulnud? Dotat mängu. Dotat, ja kuidas teil praegu siis läheb? Mitte kõige paremini. Halvasti. Väga halvasti läinud. See on esimene turnament, kus kuna üldse kunagi käinud olen. Kas te kindlasti tulete siia tagasi? Jah. Kuidas teile see muidu üritus siis nagu üldse meeldib? Väga lahe on siin olnud ja isegi kui kaotasime, on mõned lahedad mängud ka olnud ja selge. Teie tiimi nimi on siis? Spray and Pray. Ma küsiks, et mis mänguga te siin mängite? Dota 2 mängime. Dota 2 ja kuidas Dota 2 läheb praegu? No 2 võitu, 2 kaotust. Ja mis on teie tiimi nimi? Koit Toome. Miks selline nimi? Koit Toome, et austame nii palju. Selge. Kes on teie kõige raskem vastane? Hetkel NGU, ma arvan, on favoriidid ka. Neile kaotasime juba 2-0 päris jäledalt. On suht professionaalne tiim. Me ise rohkem arvastajad. Selge, kaua teie tiim on koos olnud? Mingi 3 kuud umbes, kui me alustasime mängimist niimoodi. Aeg-ajalt mängime koos lihtsalt. Mitu korda te olete siin üritusel käinud? Me oleme esimest korda, aga osad liikmed on teist korda. Kuidas see üritus teile praegu sinni meeldib? Täitsa asjalik tundub. Hea korraldus on. Pole tehnilised tõrked väga tekkinud. Selge, rahvast on palju või vähe? Mina ootasin vähem, et minu jaoks on päris üllatav, kui palju on kohale tulnud. See on hea. Kindlasti tulge läbi sealt Care for Gamer boksi juurest. Seal on üks väike minigeim ja minigeimi peaauhinnaks on, kas teate mis? Ei tea. Kinkekaart 50 € väärtusega meie e-poest. Kuidas teil siin üritusel läheb? 3 võitu, 1 kaotus hetkel. Ja mis mänguga? CSGO. CSGO tiimiga, kaua te olete koos olnud? Ei, me oleme mix-tiim tegelikult. Miks nii? Sest et meil on üks siin superstar, Eesti top 1 mängija. Meil on mitte mängija, vaid tiimis. Olete kuulnud Maiemist? Muidugi. Ja see on üks kott seal. Ja nii ongi praegu. Ma ei tea, miks oleme. Üle 4 põhimõtteliselt tiim isegi. Kas te ise ka mängite või tema teeb kõik töö ära? Ei, muidugi me kõik mängime siin ja võtame osa ja. Selge. Ja mida teie siis seal tiimis teete? Mina olen niimoodi backstabber, ehk siis lähen selga teistele vaikselt. Selge, kes on teie praegu siin kõige tugevam vastane on? Venelased. Aga ma ei tea nende tiimi nime. Selge. Mis kohta te tahate siin saavutada ja mis kohta nagu... Üks tuleb ilust tere, vabalt. See on hea, seda on hea kuulda. TTÜ e-sport. Kaua on kestnud? Minu teada on siis 7. kord ja 4. aasta äkki või. Et ta on ikka korralikult siin juba tehtud ja ma ise olen käpp olnud siin, ma tea, TTÜ otsuse all olen nagu 4. kord vist on. Varem me tegime siin Digifest nime all, aga siis ta nagu TTÜ e-spordi all ei olnud. Ja päris algul oli ta üldse nagu TTÜ sisene. Et selles suhtes, et niimoodi avalikult ongi olnud natuke vähem, et üldiselt on vist 4 aastat olnud. Selge, ja mida teie siin täpsemalt siis teete? No, mina olen Dota 2 mänguana, pluss mina olin see, kes siis pidi sellele üritusele sponsorid otsima. Et Care for Gamers pakkus ise, ma kuulsin, mis oli väga huvitav.
et muidu on väga raske sponsorit leida, et noh, vaata küll, mõned saab ikka, et vanad tuttavad, Sony ja Red Bull on juba siuksed, kellega saab väga lihtsalt helistada ja ütleb tšau, olemas. Aga MSC saime seekord esimest korda ja SteelSeries on ka üldiselt ikka nüüd toetatud. Selge, kuidas te praegu sellest üritusest arvate? Seekord on suht rahulik, et suht vanusegrupp on seekord suht kõrge tegelikult, et vaata, et siin väga noori nagu ei olegi. Ma ei tea, ma arvan, keskmine ikka 18 kindlalt ära. Sest on nagu õnne, väga mingi noori kisasin, eelmine kord oli niimoodi, et mõned noored kisasid, see oli mingi jama püsti vahepeal ja üks kord oli üldse niimoodi, et CS-i oma üks lõi enda klaviatuuri puruks mööda lauda. Et noh, siin on ikka actionit olnud natukene. Et algul ei tahetud CS-i võttagi, et meil CS-i kandmiseks kõige parem kogemust on. Aga lootsime, et CSGO on nüüd esimest korda Eestis lännil ja lootsime, et seekord nagu kool läheb paremini. Ja tundub küll, et pole petmustel on. Rahvast on palju või vähe? No ütleme niimoodi, et kas 10 kohta vist müüdud välja tegelikult reaalselt nagu. Me ei tahtnud väga suurt korraldadagi, et ainult 150 kohta panin välja, et ootasime CS-ile 12 tiimi, Totale 12 tiimi, aga CS-il tuli 11 ja Total tuli 10. Ja ise mängite ka? Seekord ei mängi. Me pidime tulema ja eelmine kord oma arust tulime võitma. Esimene mäng läks väga lihtsalt, siis ise viskasime mäng ära võimuliselt. Seekord mõtlesime ka, et tuleme mängima, aga võistkonnast hüppasid paar tükki suht viimaste minutitel ära umbes. Gear4Gamerist kui teie sponsorist teate midagi? Ma ei tea, ei olnud nagu varem kuulnud, ise enda arust tean väga hästi neid seeni kõik olevaid. Uurisin, saatsin kirju, kus sain ja Gear4Gameris. Kaua sa üldse tegelenud olete või kaua teil on olnud üldse Gear4Gameris? Vähe aega. Mul on kõik mänguri asjad siuksed, et enamus on muidugi lännid võidetud. Klaviatuuri ma tegin alles hiljuti katki. Aga no ma olen üldiselt kursis nende kõikide asjadega, või kes müüvad või kus saab. Ja ma olen ostnud ja tellinud sõppedele ja noh, ikka kuidagi. Selge, olete ka selle sponsori kodulehel käinud? Jaa, olen küll. Siis nii pea, kui see kiri tuli, ma läksin kohe vaatasin. Ja kuidas meeldis? Huvitav oli, päris häid asjad seal müügil ausalt öeldes. Et ma vaatasin, et väga huvitavad asjad oli müügil. Ma arvatavasti ise pala ning sealt midagi jälle osta, sest ega siukseid tooted väga palju Eesti lehtid ei saagi nagu. Ja koduleht ise tundus ka väga normaalselt tehtud, väga hästi tehtud. 5+, noh. Ironmanis oli osalejaid jällegi vähe, aga tublid sellegi poolest. Kõigepealt annaks auhinna üle 3. koha omanikule, kelleks on Jürna Ader. Teise koha saavutas Jaan Verso. Aplaus. Ja üllatus, esimese koha saavutas Margo Raja. Aplaus. Jätkame nüüd Dota 2-ga. Ja 3. koha sai Vini eest Vinkulu. Teise koha sai Never Give Up. Palju õnne! Ja esimene koht on Shed Tango Gaming. Palju õnne! Liigume siis edasi. CSGO, 3. koht, Team Red Eye. Teine koht,
mis saavutati, ma saan aru, väga tasavägise võistluse läbi, läheb Aguira. Ja esikoha sai Even Nine. Palju õnne! Ja üks asi on veel üle anda meie Ninja Fruiti auhind. Selle võitis Rauno Maret. Palju õnne! Tema võitis siis 50-eurose Gear for Gameri kinkekaardi. Meil on üks eriauhind üle anda, selle annab Leps. Tere, see on siis Dota 2 eriauhind, mis on siis taganipunktide eest, et kes kõige rohkem taganaid tegi, see punkte. Ja selle võitis peaaegu Kraas, aga tegelikult võitis Notahacks. Come here! Congratulations, you got 23 points. Kraas got 20. And here's a bag of potato chips.